tere, te vaatate Lifetips podcasti. Mina olen Karon, täna on meil külas Gertrud. Tere Gertrud, kuidas sul läheb? Tere. Täitsa hästi. Äkki räägid oma hobidest, ametist? Ametiks on mul sünnitoetaja olemine ja mulle see hobi tundub alati sihuke, et see peab hästi sihuke konkreetne olema, et seal on kindel struktuur ja süsteem. Ma olen pigem sihuke voolav enda olemuselt, aga mida ma armastan on jooga. Et see võib-olla siis läheb sinna hobi alla. Kus koolides sa käinud oled, et sa sihukest sünnitoetajana tööle hakkasid? Mu koolide teekond on olnud väga kirju erinevates riikides lausa. Sünnitoetusega ma arvan seal algkoolis, põhikoolis pistmist ei ole, aga kas sa mõtled täpsemalt, kus ma sünnitoetaks õppisin või kogu see kooli teekond, mis ma teinud olen? Kogu koolid, jah. Oh, vau, okei. Esimesed paar aastat ma käisin Tabasalu ühisgümnaasiumis, siis me kolisime, siis ma läksin Merivälja kooli, mis on mul absoluutne lemmikkool olnud, kus ma kõikidest nendest koolidest käinud olen. Ja kui see sai läbi, siis ma läksin Pirita majandusgümnaasiumisse. Seal ma olin vist ainult mõned kuud, siis ma läksin sealt Soome, kuna mu vanemad olid sellel hetkel Soomes. Siis ma proovisin 7. klassi Soomes teha, rääkimata sõnakeski soome keelt, aga mind sinna pinki pandi, hakkama ma pidin saama, õnneks sain ka. Aga ka siis 8. ja 9. klass ma tahtsin ikkagi tagasi Eestisse tulla, sest et sõbrad olid ju siin, see Eesti tundus nii palju põnevam süksele teismelisele. Ja siis sellel ajal ma käisin Viimsi keskkool, on ta vist. Ja kui siis oli vaja gümnaasiumisse minna, siis kuna ma ei nii harjunud koolivahetusega, siis tundus loogiline, et ma ei jää Viimsisse, et vaatame, mis veel pakutakse. Ja siis ma proovisin Pelgulinna kunstikooli. Ma nüüd ei ole kindlaks, ma need koolide nimed õigesti ütlen, see oli nii ammu. Aga kas kunst oli ka kunagi, siis läheb siis sinna hobi alla. Ja seal mulle ka tekkis tunne, et pigem läheks tagasi Soome, sest et siis mul meenus, et Soomes sellel ajal oli hästi hea haridus. Nüüd on vist Eesti ette jõudnud, aga siis ma läksin tagasi Soome ja käisin keskkooli siis Soomes ja tegin kõik lõpueksamid hoopis seal. Ja siis sealt edasi sünnitoetajaks ma õppisin põlistarkuste rahvaravikoolis, kus oli siis tuulanduse sihuke baaskursus, aga siis sinna peale olen ehitanud veel ka erinevates riikides erinevaid koolitusi, teadmisi, oskuseid. Nüüd on sihuke raske küsimus, et milline õpilane sa koolis olid? Teeme see nagu üldiselt. Sihuke 4-5-line, 2-3-line. Ja 4-5-line. Ja, ikka 4-5-line. Kuidas on sinu igapäevaelu üles ehitatud? Ma olen alati olnud sihuke hästi mugav inimene, et sihuke, ma arvan, ma olen eelmises elus keegi sihuke diivanikass kuskil tõenäoliselt. Eks ma hästi hindan mugavust ja üritan maandada stressi, kuna seda nivina igalt poolt tuleb. Ehk siis mu igapäevaelu on selline, et ma hommikul saadan lapse kooli, siis ma lähen veel uuesti magama, sest et ma endiselt ei ole hommiku inimene. Ja siis rahulik hommikusöök. Muusika käib alati kõige juures mul. Ja siis kuskil 11-12 paiku alustan tööpäevaga. Ja see ka mul liiga pikk ei ole, sest et need kohtumised peredega võivad üpriski intensiivsed olla, et ma suudaksin kvaliteeti pakkuda, siis ma ikkagi püüan end hoida. Ja siis õhtuti jälle, kas mingi mõnus vann, mingi joogapraktika, meditatsioon, lihtsalt mõne sõbrannaga kokkusaamine, kallimaga koos aja veetmine ja siis järgmine päev samamoodi. Aga mis on olnud kõige suuremad väljakutsed sinu tööl? No, mis esimesena pähe hüppab on magamatus, et vahel kui mõni sünnitus on hästi pikk, siis see on kindlasti suurim väljakutse, et sel hetkel
sünnitusel olles on mul kindlasti adrenaliin ja seal ma ilmselgelt funktsioneerin, sest et siht on silme ees, peab end hoidma, peab pere hoidma. Aga siis hiljem koju jõudmine mõnelt väga pikalt või siis ka lihtsalt intensiivselt sünnituselt, siis see taastumine on ülioluline. Ja eks kindlasti on väljakutsed ka, kui mõned keerulised lood, et siis et pidevalt on vaja ka ikkagi iseennast vaimselt toetada, et ühe sünnituse või ühe perelugu ei tooks kaasa järgmise pere juurde. Millised tegurid mängivad siis ühe maagilise ja ilusa sünnituskogemuse loomisel? Ma arvan, et ennekõike on oluline see ettevalmistus, et minna sünnitusele ja loota, et kõik ju teevad seda, läheb kindlasti hästi ja mul on siin oma partner ja ise valitud ämmemand, oma valitud tuula, et see ka kõik on oluline, aga täpselt nii nagu koolis kontrolltööga, et kui enesekindlalt ma sinna kontrolltööle lähen, ikkagi oleneb sellest eeltööst. Ehk siis see kindlasti on see A ja O ja kui see eeltöö on tehtud, siis saab naine, saab olla teadlik, mis sünnitust mõjutab, mis teda ennast mõjutab, sest et isegi kui naine ei ole varem sünnitanud, siis ta on iseendaga terve oma elu koos elanud. Ta teab enda neid tugevusi, ka enda hapramaid kohti, et need me kõik toome sünnitustuppa kaasa. Ehk siis jah, mitte ainult see teadlikkus meist välises maailmas, et sünnitusplaan ja asendid ja füsioloogia hingamine, vaid ka just oma sisemaailmas, et kes mina olen, mida ma soovin, millist kogemust ja samas, mida ma ka ei soovi. Ja kui kogu see baas on juba tugev ja teadlik ette loodud, siis see sünnitus ongi maagiline. Olenemata, kuidas ta täpsemalt kulgeb, aga just see turvatunne, mis naisel sünnituse juures on ja see vägi, mis naisest välja võib tulla, et see on see maagiline koht. Kus sul tuli üldse siuke mõte või kellelt sa võttisid õppust, et hakata tuulaks? Ma kelleltki õppust ei saanud võtta, sest et ma ei olnud kunagi tuuladest kuulnudki. Kui ma ise olin lapseootel, siis ma ka hästi valmistusin, lugesin raamatuid ja ma tundsin, et ma olen nii hästi ette valmistunud kogu selle välisinfoga, teadmata siis seda, mis ma just mainisin, et ka see sisemine maailm on tegelikult väga suure mõjualaga. Ja siis ma mõtlesin, et eraemamandat mul pole vaja, tuuladest ma polnud midagi kuulnud ja läksin hästi enesekindlalt sünnitusele, võtmata üldse arvesse oma isiklikke hirmukohti või siukseid mustreid, mis mul elus on olnud ja siis see kogemus ei olnud kõige maagilisem või väestavam või ka ilusam, et ta oli küll hästi kiire ja füüsiliselt justkui läks hästi, aga emotsionaalselt läks väga raskelt. Ja kuna minu jaoks oli minu isiklik sünnikogemus traumeeriv, siis sünnituse järgselt ma leidsin sellise õppeprogrammi nagu pere sünnitoetus ja ma tundsin ära, et see oli see, mida ma isiklikult oleksin väga-väga vajanud ja mida ma nüüd soovin ise teistele pakkuda, et teistel ei oleks nii keerulist kogemust, nagu mul oli. Siis läbi oma kogemuse. Mis on sinu arust siuksed positiivsed ja siis ka negatiivsed küljed tuulaks olemises? Ma alustan negatiivsest. Negatiivsed küljed on see, et on väga raske oma aega planeerida. Et seal on 5 nädalat, mille jooksul beebi võib sündida. Ehk siis, et kuidagi panna paika, et sellel päeval ma nüüd olen sünnitusel, sellel päeval ma saan olla reisil, on päris keeruline. Aga kuna ma 7 aastat tänaseks päevaks juba teinud, siis ma sellega hästi ära harjunud. Ja negatiivne külg on ka see, et kui ma lähen sünnitusele, siis ma ei tea, kaua ma seal olen. Et see teadmatus võib vahel keeruline olla ja just see, kui on vaja õhtuti minna, et on juba pikk päev selja taga olnud ja võib-olla ei ole veel eelmisest sünnikogemusest või sünnitoetusest ära taastunud ja tuleb uus sünnitus peale, et siis
Need on keerulised, ehk siis kui on see vaimne väsimus, see võib olla kõige keerulisem. Midagi muud negatiivset ma ei oska hetkel välja tuua. Ja seejuures seda positiivsust on ikkagi nii palju rohkem. Et nüüdki just viimane sünnitus paar päeva tagasi oli lihtsalt nii imeilus, et seal tekib sihuke sünnituse high pärast, mis on lihtsalt nii imeline, nii mõnus. Ja et kui sellest viimasest sünnitusest, eelviimasel sünnitusel mõtlesin, et oh my god, miks ma seda tööd teen, ma ei tea, kas ma jaksan, kas ma suudan. Siis järgmise sünnitusega, mis on jälle sihuke hästi hinge toitav, siis kõik need kõhklused, kahtlused saavad täiesti pühitud, et see on nii tõstev. Nii ilus on näha, kui vägevad naised on ja kui imeliselt mehed toetavad ja kuidas ämmamanda ja tuula omavaheline koostöö võib nii sujuv ja toetav ja austav olla. Ja eriti, kui sünnitab naine, kellel on kunagi olnud negatiivne sünnikogemus ja kui ta saab selle valusa kogemuse üle kirjutada uue positiivse kogemusega, see on minust kõige ägedam asi selle töö juures, et kuidas näha, kuidas naine võib justkui fööniks tuhast tõusta ja kuidas nad on läbi tulnud oma kõige suurematest hirmudest ja vahel isegi traumadest. Ja nad saavad endale tõestada, et vau, ma tegelikult saan küll hakkama, mu keha teab, mida teha. Ja lisaks ka kõik see sünnitusele eelnev koostöö peredega ja sünnitustele järgnev, et kuidas inimesed lubavad mind oma nii isiklikku ruumi, oma väga intiimsete teemade juurde, kus ma ikkagi näen seda paaridünaamikat, seda pereelu, nende igapäevast struktuuri ja kuidas sealt tulevad ka välja mingid siuksed keerulisemad kohad ja kuidas ma saan vahel aidata neil nendest keerukustest välja tulla juba enne sünnitust. Et see on hästi ilus on näha inimesi kasvamas. Märkasin, et sa mainisid ka ämmaemandat. Milline on ämmaemanda ja tuula rollide eripära? Et see hästi sõltub ka konkreetsest ämmaemandast, aga niimoodi väga lihtsalt öeldes ämmaemanda on meditsiinitöötaja ja tuula ei ole meditsiinitöötaja. Ehk siis, et kui ämmaemand vaatab, kui nüüd rääkida konkreetselt sünnituse kontekstist, mitte see ämmaemanda töö võib väga lai olla, aga kui rääkida konkreetselt sünnitusest, siis seal ämmemand jälgib, et beebiga oleks kõik hästi, et naisega kõik oleks hästi just ka füüsiliselt. Ja siis toetab naist ja toetab beebit nende sündimisel ja mitte ainult meditsiiniliselt, vaid samuti emotsionaalselt, füüsiliselt. Ja sünnitoetaja siis pakub just seda emotsionaalset poolt ja muidugi ka füüsilist poolt, aga me ei tee mitte midagi meditsiinilist. Ja enamasti sünnitoetajaga see koostöö on pikem kui ämmaemandaga, et ämmaemand on sünnitusel. On üksikuid ämmaemandaid, kes teevad ka raseduse jälgimist, ehk siis kui naine on beebiootel, siis ta käib raseduse jooksul praktiliselt iga kuu kontrollis, et vaadata, et kõik oleks hästi. Ja siis vahel seesama ämmaemand tuleb ka sünnitusele, et siis on ka see koostöö pikem. Aga sünnitoetajaga on siis just see emotsionaalne ettevalmistus sünnituseks. Ehk siis tavaliselt ma oma peredega kohtun 10 korda. Päris pikaaegne on see koostööaeg ja protsess. Ja me tihtipeale lähme sügavamatesse teemadesse, kui et ainult sünnitus. Vaid nagu ma enne mainisin, kogu see paarisuhte dünaamika ja mis hirmud ja ootused perel on. Kuidas hindaksid tuulad teenust ja teenuse arengut Eestis, et kas tuulasid oli liiga vähe, piisavalt, liiga palju? Ma ütleks piisavalt. Jah, ma ütleks, et piisavalt ja tore on näha, et see areng on ikkagi, või kas see teadlikkus Eesti ühiskonnas on aina tõusvas trendis, et iga aastaga mulle isiklikult tundub, et aina rohkem teatakse, kes on tuula, nii meditsiinisüsteemis kui siis ka seltskondades ja et isegi kui iga naine ei võta endale tuulat, siis üldiselt isegi kui ei võeta, siis ikkagi teatakse, kes see on. Ja just see, et see tuulateenus on ka nii laialdane, et mõni naine soovibki ainult raseduse ajal kohtuda, ta soovibki lihtsalt ettevalmistust. Ja teine soovib ainult sünnitusel ja kolmas võib soovida ainult sünnitusjärgselt. Ehk siis, et seda teadlikkust, et
et tuula ei ole ainult inimene, kes tuleb ainult sünnitusele ja ma peaksin valima eraämmamanda ja tuula vahel, kuna me täiendame teineteist, me ei ole kuidagi teineteise konkurendid. Ehk siis see teadlikkus jah, ikka aina tõuseb ja mulle tundub, et ka üha rohkem on igast selliseid ringe või nagu koolitusi, mis tuulad teevad naistele ja kuidas ka oma ala spetsialistid suunavad rohkem tuulade juurde. Mulle tundub, et päris hästi on sellega, et kas või kui võrrelda, mis oli 10 aastat tagasi, et siis tuulade arv on mitmekordistunud ja samamoodi see teadlikkus. Kui minna korra tagasi töö ja praktilise osa juurde, kuidas suudad hoida niisugust professionaalsust ehk olles siis samal ajal nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt kaasatud sünnituse protsessi? See on väga hea küsimus. See on parajalt keeruline. Just ütlesidki, et kuna see on emotsionaalne, et siis seal nagu hoida seda, et ma nüüd töötan 9-5 ja muul ajal ärge meilidele ei vasta, kõnedele ei vasta, et see on võimatu. Et kui ikkagi naine kirjutab ja tal on mure, et siis tavaliselt need on ikkagi sellised ajatundlikud teemad. Ja just, et kuna see on nii intiimne hetk nende eludest, et siis seal nagu teha seda rollivahetust, et millal ma olen nüüd naine ja millal ma olen sünnitoetaja, tegelikult vahesti minul isiklikult on need väga-väga põimunud. Ja ka samas mind ka ei häiri see, sellepärast, et ma olen alati öelnud, et minu jaoks tuulaks olemine ei tundu olevat lihtsalt töö, et see on mu kirg, see on mu kutsumus. Ja kuna ma teen seda ju ka läbi isikliku kogemuse, siis see puudutab mind igatepidi ka ennast. Ja ma oma töös ka alati räägin, et ma ei taha peredele tekitada sellisest hierarhia tunnet, et mina olen kuskil kõrgemal ja nemad on madalamal, et mina nüüd tulen neid õpetama, et mina tean paremini kui nemad. Et just vastupidi, ma üritan neist tekitada seda enesekindlust ja teadlikkust, et nemad on oma keha spetsialistid. Ja siis ma ka alati hästi palju toon oma eraelu näiteid, oma sünnikogemuse näiteid. Ja ehk siis jah, need piirid on väga-väga hägused. Aga mulle tundub, et see töötab ja mu kõige esimene klient on üks mu parimaid sõbrannasid tänaseks päevaks, kelle nüüd juba 3 beebi sünni juures ma olen olnud. Et eks oleneb perest ka, et mõne perega me veel aastaid hiljem suhtleme ja olemegi väga-väga lähedased. Ja mõne teisega on see siis niisugune professionaalsem, kus me nii lähedaseks ei saa ja mis on ka täiesti okei. Kuidas defineeriksid oma kires või siis töös edu? Minu seda edu saab väga konkreetselt defineerida läbi selle, et kuidas pere oma sünnikogemusega rahule jääb. Et isegi kui on olnud keeruline sünnitus, mis siis nüüd see eelviimane just oli, kuigi pere oli super hästi ettevalmistunud, neil oli väga hea eraämmama, nagu by the book oli justkui kõik tehtud, aga ikkagi see sünnitus lõppes erakorralise keisriga. Ehk siis ei olnud kõige loomulikum sünd, et seal oli vaja abi. Ja sünnituse hetkel oli naisel väga keerulised emotsionaalsed ja ka füüsilised protsessid, kus ta pidi läbi tulema. Ja sellelt sünnituselt ära minnes mul oli küll ärevus. Mitte sellepärast, et oli keiser, sest et seda vahel on vaja. Keisril ei ole üldse midagi halba, see on lihtsalt teine tee, kuidas pidi sündida. Aga just see, et kuidas see naine ennast nüüd tunneb. Et vahel võivad naised end tunda läbikukkununa, kui kõik ei lähe nii, nagu nad olid oodanud, lootnud, valmistunud. Ja siis ma olen märganud seda, et nii kaua, kui ma ei ole pere näinud peale sünnitust, et kui ma ei tea, kuidas see kogemus nüüd neid mõjutas, siis on mul veits siuke, et kuidas nüüd läks, isegi mitte kas mina sain hakkama, sest et see on jälle see sulandumise koht, et see on ju nende kogemus, mitte minu kogemus, aga et kas ma sain neid piisavalt palju toetada ka selles keerulises protsessis, et neil ei oleks sünnitraumat. Ja siis see konkreetne pere juba mõned tunnid peale sünnitust kirjutasid, et nad on nii armunud oma beebisse, et isegi kui see oli väga keeruline teekond, et nad teeksid seda 100 korda uuesti, et see on täiesti väärt seda. Ja siis see on see, kus tekkis see pingelangus, et okei, kõik on hästi. Ehk siis jah, ma arvan, see on see,
mida ma saan mõõta, et kui rahul pere on, see on kõige tähtsam minu jaoks. Kuidas sa hoiad oma töö ja eraelu siis tasakaalus? Tead, ma nüüd just avastasin, et kõigest 7 aastat läks aega, et see tasakaal leida. Ja see ongi läbi selle, et ma nüüd olengi leidnud selle rütmi, et ma püüan mitte teha rohkem kui 2 klienti päevas. See, et ma alustan kuskil seal 11-12 ajal, jätan pikka lõunapausi endale ja siis lõpetan kuskil 4 ajal. Et ma ei venita neid tööpäevi liiga pikaks, et ma saan hommikul rahulikult alustada, ma saan seda oma aega võtta, et kus ei ole meest, ei ole last, mitte kedagi. Ja siis samuti, et mul on õhtul see aeg, et ma ei oleks täiesti läbi omadega, sest et on ka need hetked, kus ma juba olengi 36 tundi sünnitusel ära olnud ja järgmised 3 päeva ma olen voodis ja ma ei ole ema, ma ei ole keegi, minuga ei saa arvestada. Ehk siis seda enam, kuna ma kunagi ei tea, kui mitu sünnitust kuus on, kui pikad need on, siis seda, mida ma saan kontrollida, ehk siis need kliendi kohtumised, neid ma püüan hästi rahulikult võtta ja mu täiesti meganipp on see, mida ma juba aastaid praktiseerinud, et ma neljapäeviti ei tööta, et mul on ainult 4 tööpäeva nädalas ja neljapäeviti mul on siis mu mingid joogad ja sõbrannadega brunchid ja vahel mingi teraapia. Et ma ei läheks selle tööga liiga stressi, sest et ma töötan hästi intuitiivselt ja ma olen mega kohal, kui ma peredega koos olen. Ma arvan, kõik tuulad on või kõik, kes inimestega töötavad. Aga kui ma olen väsinud, läbi põlenud, mida on ka ette tulnud, siis on väga raske kohal olla ja väga raske just iga perega nii intuitiivselt ja individuaalselt töötada. Ehk siis ma püüan palju puhata ja ka reisida. Nüüd ma olen hakanud julgema ka rohkem reisida. Kui nüüd võtta tuula nii-öelda eriala või siis kutsumus, siis kas see on kogu aeg siuke, et nüüd on siuke hästi suur pinge ja et kõik on hästi raske või on vahepeal ka siuke midagi meeldivat ja rahuldust pakkuvat? Enamasti on ikkagi meeldiv ja rahuldust pakkuv. Seda pinget vahel tuleb siis, kui ma tean, et ma alles taastun ühest sünnitusest ja teine naine kirjutab, et tal juba vaikselt midagi toimub, et siis tekib see pinget, et kas ma nüüd jõuan piisavalt magada, süüa või kui on mingi oluline lapse üritus, kus ma tean, ma kindlasti tahan olla. Aga üldjuhul tegelikult seda pinget väga palju ei ole. Nende aastate jooksul on mul saanud ka täiesti professionaalne magaja, et kui öösel naine helistab, et tal miskit toimub, siis ma teen selle kõne ära ja kohe uuesti jään magama. Et ei jää seda pinget, et nüüd ma canceldan kõik oma plaanid ja nüüd istun seal telefoni kõrval, et no nii, millal ma sünnitusele pean minema. Ja ka praegu mul on telefon on kuskil kaugel, täiesti hääletu peal. Alguses ma ei julgenud sükst asju teha, et ikkagi kui kukkus 37 nädalat, mis siis on see aeg, millal ametlikult on beebi küps, millal ta võib sündima hakata, et siis mul oli kogu aeg telefon kõrval ja siis ma ei julgenud eriti mingeid plaane teha, ei julgenud klaasikast veinigi võtta. Kui ma kuskil spaas käisin, siis ma kogu aeg käisin ikkagi garderoobis vaatamas, äkki keegi on helistanud. Et nüüd aastatega on tekkinud see enesekindlus ja hästi suur usaldus, et kõik mahub ära. Elu kannab ja beebid võtavad väga ilusasti järjekorda, et millal keegi sünnib ja nad kuidagi oskavad arvestada. Nüüd siukse tööosa lõpetuseks. Kas sul on midagi huvitavat veel meile rääkida, mida võib-olla ma veel küsinud ei ole? Või et mida siukest võiks keegi huvitavat teada? Ma arvan, et see point, mille alati võiks kaasa võtta siis konkreetselt rasenaine või naine üldse pere, ka mees, kes kunagi planeerib sünnitust, et see ei ole midagi, mida peaks kartma või mis on sellist, et proovime lihtsalt kuidagi ellu jääda või üle elada seda, vaid see, kuidas sünd läheb, ei sõltu üldse nii väga sellest, et kui suur see beebi on või kui laiad on naise puusad või just nagu siuksed väga spetsiifilised elemendid, vaid millest see kogemus sõltub, on puhtalt minu arvates naise sisekõnest. Et kuidas naine ennast oma kehas tunneb, sest et sünnitegevus ja sünnikogemus sõltub otseselt hormoonidest, et mis hormoonid naisel sünnituse ajal kehas on. Ja hormoonid siis oma kordaliga sõltuvad meie sisekõnest. Et alati, kui on mingi olukord,
mis iganes olukord see siis on see sünnitus või igapäevaelust midagi, siis igale olukorrale järgneb meie mingi reaktsioon, mingi mõte. On see siis positiivne mõte või on see kuidagi ärev mõte. Ja ükski mõte ei jää märkamatuks. Igale mõttele siis järgnevad omakorda ka hormoonid. Et on see siis adrenaliin, et oli see ärev mõte, või on see siis, mida on sünnitusele vaja, oksüdotsiin, ehk siis oksüdotsiin on siuke õnne ja armastuse hormoon. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et mida turvalisemalt naine ennast sünnituse ajal tunneb, mis omakorda oleneb jällegi sellest eeltööst, sest et kui ma lähen uude olukorda, siis on väga raske usaldada, lõdvestuda, alistuda ennast turvaliselt tunda või ka sensuaalselt tunda, kui üldse ei tea, mis mind ees ootab. Aga kui ma olen ikkagi enam-vähem end kurssi viinud, ma usaldan ennast, ma usaldan oma partnerit, mul on oma tiim ümber, kes on minu inimesed sarnaste väärtushinnangutega, siis see olukord on palju turvalisem ja positiivsem, mis tähendab, et tõenäoliselt naise sisekõne on palju turvalisem ja positiivsem. Ja see siis jällegi toob need palju positiivsemad sünnituse hormoonid kehasse ja nii ongi palju meeldivam sünnikogemus. Ehk siis, kuidas üks naine ütleb, et sünnitamine oli fantastiline, kaunis, üliväestav, tervendav kogemus ja teine ütleb, et see oli midagi tõesti kohutavat ja ta ei taha seda kunagi uuesti teha, ei olene beebi suurusest, vaid see oleneb konkreetselt nendest hormoonidest, mis omakorda sõltub sellest keskkonnast ja inimestest. Ehk siis paari lausega kokku võetud tuulatöö, mida ma üritan siis naistes tekitada seda enesekindlust ja turvatunnet. Minna nüüd natuke sinu eraelu poole. Kuskilt lugesin, et sul oli 2 aastat tagasi ka omaenda podcast. Jah. Oskad sa sellest natuke rääkida, et mis seal toimus? See oli siukene COVID-aegne beebi. Et mis sa ikka teed, kui kõik on lukus, otseselt nii palju peresid toetada ei saa, kui tahaks, aga samas on nii palju infot ja tuge, mida tahaks pakkuda. Seal siis tekkiski see mõte, et et teeks podcasti. Ise ma sellel hetkel kuulasin hästi palju podcaste ja siis kuidagi seda infot oli rohkem, kui siis ära mahtus, kuna ei olnud seda väljundit sellel ajal. Ja mõnda aega tegin väga vähe. Tõesti võib 3-5 osa jõudsin teha. Aga siis kuidagi jälle tuli muu elu peale ja sinna paika ta jäi. Miks meil kõigil? Kust tuli see idee hakata enda podcasti tegema? Kas see oli lihtsalt siuksest igavsusest või jällegi leidsid kellegilt eeskuju? Seal oli mitu asja, et ühest küljest jah see, et oli palju aega ja palju ressurssi siis midagi endast anda, mida muud väljundit siis sel hetkel ma ei leidnud. Ja teisalt oli see, et ma samal ajal töötasin hästi intensiivselt oma coachiga ja tema podcast mind hästi kõnetas, just kuna see oli nii ilma struktuurita ja siuke hästi lihtne, kiire, aga hästi tabav, hästi praktiline. Siis ma mõtlesin, et ma võiks ka teha, sest et muidu rutiinstruktuur on siuksed ebameeldivad tegevused mu jaoks. Aga ma nägin, et kuna tema tegi seda nii heas mõttes randomly, siis mõtlesin, et siis ma võin ka niimoodi teha. Et ta oli kindlasti eeskujuks ja samas minu meelest sellel hetkel veel keegi Eestis ei teinud sünniteemalist podcasti. Muidugi see ei olnud ainult sünniteemaline, seal oli muid asju ka, aga tundus siuke põnev väljakutse. Okei. Kui see oli nüüd COVID-i aeg ja ilmselt siis see tuulatöö oli pausile jäetud? Niivõrd kuivõrd, jah. Et kaugtööd sai ikka teha, lihtsalt sünnitusmajja mingi hetk ei lubatud kedagi peale naise enda, ehk siis ka partnerid olid ära keelatud. Aga seda õnneks oli vähe, et kõik nad avasid uksed isadele üpriski kiiresti, aga sünnitoetajad olid päris kaua eemal, aga see oli aeg, kus oli kõige rohkem kodusünnitusi, mis oli see COVID-i suurim pluss minu jaoks. Et ma sain ikkagi käia kodusünnitustel ja isegi kui sünnitushaiglas, siis tuulana ma koju lähen kõigepealt ikkagi nagunii alati, et kõigepealt on see sünnitegevus kodus ja siis õigel hetkel läheme me sünnitusmajja, et siis ma lihtsalt saatsin need sünnitusmaja ukse nii, aga viimasest etapist ma siis jäin ilma. Et ta päris pausil ei olnud, et korraks oli see, kus tõesti terve maailm oli
täiesti lukus, aga õnneks seda väga kaua ei olnud või kes seda enam mäletab. Kui sul tekkis see nii-öelda väike paus siis tuulatööst, oli sul veel mingid siuksed hobid või huvitavad tegevused, mida sa peale podcasti tegid? See oli see aeg, kus ma lõin oma elu esimese, hetkel ka viimase toote. Ma tegin taskutuulakaardid. Ehk siis see oli jälle seesama tunne, et hullult tahaks kuidagi midagi teha perede jaoks, värskete emade jaoks. Aga käed olid seotud. Ja muidugi ka see, et kõik ei võta endale sünnitoetajat, võib-olla ei ole ressurssi, ei ole võimalik või võib-olla ka ei taha nii sügavalt töötada, aga samas mingit infot ikkagi tahaks. Ja siis mul tekkiski see mõte, et ma loon kaardid. Ma tegin siis 2 erinevat kaardipakki. Esialgu oli mõte teha 1, aga kuna ideid oli nii palju, siis ma tegin 2 erinevat pakki, kus siis 1 oli mõeldud rasedatele naistele, mis siis rääkis sünnitusest ja rasedusest. Ja teine kaardipakk oli mõeldud siis värsketele emadele, mis rääkis sünnitusjärgsest ajast, emadusest, beebidest. Ja siis see on niisugune toode, kuhu ma kogu oma hinge ja ka iseennast panin selles osas, et seal mitte need ei ole ainult informatiivsed kaardid, mida saab tegelikult ju ka raamatutest ja internetist. Mitte ainult niisugused teaduspõhised faktid ei ole nendel kaartidel, mis siis tõstab see teadlikkust, vaid ka just minu kui tuula tööriistad, et tavaliselt ma enda peredele annan erinevaid koduseid ülesandeid, suunan neid mõtlema erinevatele olulistele teemadele, et siis ka selle poole ma panin sinna sisse, ehk siis erinevad küsimused, praktikad, mille peale mõelda, mida proovida. Et see oli siuke ka kuhu mu aeg COVID-i ajal läks. Kui tegid oma podcasti, oli sul saate juhtimisel ka raskusi? Ma arvan, et see võis olla ka üks põhjustest, miks ma pooleli jätsin, kuna ma tegin seda üksinda. Ja ühe korra käis mul külaline, üks mu lähedane sõbranna, ja siis ma märkasingi, et koos on palju lihtsam kui üksinda ja rääkida. Ja ma arvan, isegi mõtlesin, et teeks kellegagi koos, et siis omavahel erinevaid mõtteid, ideid põrgatada, peegeldada, või siis see, et ka rohkem hakata külalisi kutsuma. Et jah, kindlasti oli üksinda seda vedada pisut keeruline. On sul plaan mingi, ütleme, circa aasta jooksul uuesti podcasti alustada? Ma ei tea. Mul on erinevaid mõtteid küll olnud, et millest tahaks rääkida, samas nii Eestis kui ka välismaal juba on nii palju nii häid podcast'e, mis räägivad just nendel teemadel. Aga alati on erinevaid nurki, millalt saab läheneda ja jah, mingeid mõtteid on olnud, aga ma arvan, pigem isegi on mingid muud projektid, mis tahavad hetkel tulla. Eelviimaseks küsimuseks, mis nippe või nõuandeid jagada oskad noortele emadele või siis ka noorematele inimestele, kes alles planeerivad lapsi saama hakata? Kes alles planeerivad lapsi saama hakata, et siis oma partneriga rääkida oma uskumustest, oma väärtustest ja kindlasti oma lapsepõlvest. Et see on väga tore, et kui on armastus ja ühine soov last saada, aga see on ikkagi hästi suur projekt ja elumuutev projekt. Ja tavaliselt, kui ühiseid lapsi veel ei ole, siis me tunneme teineteist kui jällegi see naine ja mees, me ei tea kui ema ja isa. Et kui me saame lapsevanemaks, siis tegelikult nii suur osa meist veel avaldub. Ja et just, et neid vestlusi juba ennem pidada, et millised on olnud meie lapsepõlve kogemused, mis on olnud seda ilusat, mida me tahame võib-olla mingeid traditsioone jätkata, mis on see, mida me tunneme, et seda ma küll ei taha teha, kuigi me kõik teeme neid asju, mida me ütleme, et me kunagi lapsevanematena ei tee, et see ikka juhtub, aga tõesti, et seda teadlikku vestlust juba enne pidada, et ei ole ainult oluline see, et mis lapsevankri me ostame ja kummas haiglas me sünnitame, vaid just, et millist kogemust me soovime luua ja mis on meie ootused teineteisele. Ja samas jällegi ka need hirmud. Ja noortele emadele see, mis siit on tegelikult täna juba ka välja tulnud, et mitte jätta ennast ainult sellesse ema rolli.
muidugi me tohutult armastame omi lapsi ja me tahame neile parimat ja eriti kui nad on alla aastased, siis nad võtavad väga-väga palju meie aega ja energiat ja kõiki meie ressursse. Aga et mul oleks ka seda ressurssi midagi oma lapsele pakkuda, siis on mul vaja ka enda karikat täita. Ehk siis, et mitte ennast täielikult ära kaotada emadusse või siis ka isadusse. Et ikka jälle on see kuldne tõde, et kõigepealt tulen mina, siis tuleb mu paarisuhe ja siis tegelikult peaksid tulema alles lapsed. Et muidugi eriti, kui see on alles vastsündinu või pisikene beebis, nad kipuvad seal järjekorras nagu ikkagi esimeseks minema, sest et nad sõltuvad 100% vanematest, et nad ellu jääksid. Aga isegi siis, kui ma tean, et mu laps sõltub minust, siis mul peaks olema tugivõrgustik, et ma saan ennast korraks välja lülitada ja ma saaksin ennast täita, et ma jaksaksin palju paremini. Aga aitäh sulle, Gertrud, et tulid. Sinuga oli tore jutustada. No, ja teiega näeme järgmises episoodis. Head aega!